Venemaa. Kohtupõrguga maa peal. Selle Ukraina just Putini jaoks korraldas, kui nad lasid kauglööke, mis hävitasid kõik. Donetskist Dagestanini on Ukraina saatnud sõnumi. Me suudame tabada Vene vara kõikjal, miski pole turvaline, kõik võib hävida. Putinil pole kusagil oma varustust täita. Need rünnakud on hullumeelsed ja need võivad tõestada, et isegi Venemaa koosseisu kuuluvad vabariigid, mis pole Ukrainas otseselt seotud, saavad pihta, kui nad Putinit liiga palju aitavad. Gruusiast ida pool ja Kaspia mere rannikul asuv Dagestan on huvitav juhtum. See on Venemaa Föderatsiooni vabariik, kuid see ei ole koht, mida Ukraina on traditsiooniliselt sihtinud. Kas see oli tingitud relvade puudumisest või soovist, kuni selle hetkeni pole enam oluline. Dagestan sai just löögi. Või täpsemalt öeldes, Ukraina kaugumaarelvad tabasid Dagestani sadamas olnud Vene raketikorvetti. Ukraina relvajõudude kindralstaap edastas põhiandmed Telegrami postituses. Teates öeldi, et Kaspijski baasi piirkonnas tabati mitmeotstarbelist väikest raketilaeva projektist 22800 Karakut, millel on muu hulgas võime tulistada kaliibri tiibrakette. Kindralstaap ei öelnud rünnaku kohta palju rohkemat kui seda. Me ei tea, milliseid relvi Ukraina kasutas, kuigi kõige tõenäolisem kandidaat tundub olevat pika tegevusraadiusega drooni ja raketihübriid, nagu Neptuun või Flamingo. Aga ausalt öeldes ei olnud Ukrainal vaja palju rohkemat öelda. Piisas sellest, et lasta Venemaal teada, et laev sai tabamuse ja veenduda, et Putin ei saa seda eitada, näidates fotosid, mille Ukraina droonid laeva rünnates jäädvustasid. Peale selle Ukraina rohkem midagi ei avalda ja see on tark tegu, aga veelgi targem on see, et Ukraina hävitas raketikorvetti, mis ei kuulu Musta mere laevastikku, mida Ukraina on suure osa sõjast purustanud. Aga see on Venemaa jaoks sama oluline, sest see on sõjalaev, mida Putin arvas olevat Ukraina relvade haardeulatusest väljas. Projekt 22800 Karakut on Venemaa jaoks oluline laevaklass. Defense Expressi andmetel on need laevad mitmeotstarbelised korvetid, mis muu hulgas on võimelised tulistama kaliibertüüpi tiibrakette, mida Venemaa on suure osa sõjast kasutanud Ukraina linnade kahjustamiseks. Vene uudisteagentuur TASS annab rohkem üksikasju. See paljastab, et Karakuti klass kuulub Venemaa kõige kaasaegsemate sõjalaevade hulka. Venemaa kaitseministeerium allkirjastas lepingu esimese 7 sellise laeva ehitamiseks alles 2015 aastal ning ministeerium arvas, et saab midagi erilist. Iga Karakuti klassi laev on varustatud universaalse laevapõhise laskesüsteemiga, teatab TASS, ning see süsteem sisaldab 8 vertikaalset starditoru, mida saab kasutada nii kaliibri kui ka Onyxi tiibrakettide tulistamiseks. Iga laeva peale on paigaldatud Pantsir M õhutõrjesüsteem. See ei läinud just kõige paremini, kas pole Venemaa. Ja lisaks sellele peaks Karakut olema varustatud kaasaskantava õhutõrjeraketisüsteemi ning mitme 76,2 mm suurtükiga, mida saab samuti kasutada lennukite, rakettide ja droonide allatulistamiseks. Me räägime teile sellest õigest põhjusega. Karakut klassi laev, mida Ukraina Dagestanis tabas, ei olnud sugugi kaitsetu. Tegelikult oli vastupidi, sest see oli varustatud just selliste õhutõrjesüsteemidega, mis oleksid pidanud Ukraina rünnaku ära hoidma. Pole tähtis, et laev oli sadamas. Isegi kui Venemaa meremehed ei olnud parajasti kaitsesüsteemide juures, oleksid laeva või selle ümbruse radarid pidanud Ukraina droonide lähenemist nägema. See on Putini jaoks alandus mitmel rindel. Ukraina droonid on suutnud liikuda kaugele üle oma piiride ja jõuda Kaspia mere piirkonda, Dagestani. Need oleks pidanud juba ammu peatama, aga seda ei tehtud. Need droonid oleksid pidanud olema avastatud Venemaa radarite poolt juba enne, kui nad jõudsid kahjustatud laeva lähedale. Jällegi kukkus Venemaa läbi. Ja sellele järgnes veelgi suurem läbikukkumine, kui Venemaa raketikorveti õhutõrjesüsteemid ei suutnud tabada mitte midagi, eeldusel, et need üldse aktiveerusid. Mitte midagi sellest ei oleks pidanud juhtuma, aga see juhtus. Ja sellel on Venemaa jaoks tagajärjed, mis ulatuvad kaugemale sellest, et Ukraina tabas oma droonidega järjekordset sõjalaeva. Ukraina teatab, et sõjalaevale tekitatud kahju ulatus on veel täpsustamisel. Eeldades, et Ukraina tabas laeva piisavalt tugevalt, et see rivist välja lüüa, tähendab see ka seda, et Venemaa võime kasutada kaliibri tiibrakette õhurünnakuteks Ukraina territooriumi vastu on vähenenud. See on suur asi. Kaliibr on juba mõnda aega olnud Ukrainale tõsine oht. Missile Defense Advocacy Alliance'i andmetel on need tiibraketid võimelised lendama 1500 kuni 2500 kilomeetrit ning neid saab välja lasta nii maalt kui merelt. Need kannavad 450 kilogrammist tavapärast lõhkepead ning on teadaolevalt ka tuumavõimekusega. See üksi on juba probleem Ukrainale. Tõsiasi, et kaliibri raketid on Ukrainat tabanud korduvalt ka varem, juba 2024 aasta novembris, kui Pravda teatas nende väljalaskmisest Mustalt merelt, muutub veelgi tõsisemaks, kui arvestada, et ükskõik milline neist rakettidest võib sisaldada tuumalõhkepead. Ära alahinda selle psühholoogilist mõju. Putin on ettearvamatu ja tal pole mingit probleemi loopida tuumaähvardusi.
kuigi on ebatõenäoline, et ta selle tõesti ellu viiks, nagu üle 4 aasta kestnud Ukraina sõda meile näitab, on alati olemas võimalus. Vähemalt on võimalus olemas, kui Venemaa tuumalõhkepeade kandeplatvormid saavad raketid teele saata. Ukraina usub, et on ühe neist mängust välja löönud. Kaliiber-tüüpi raketid on samuti ohtlikud, sest neid saab välja lasta väikestelt sõjalaevadelt nagu Karakut-klassi omad. Mida väiksem on laev, seda tõenäolisemalt jääb see radarile märkamatuks ja seda raskem on sellele vastulööki anda. Ukraina sai sellest kõigest just jagu. Kuidagi teadis ta, kus Venemaa raketikorvet asub ja suutis oma droonidega vähemalt ühe otselöögi anda. See on muljetavaldav. See näitab, et Ukraina luurevõrgustik ulatub sama sügavale kui Ukraina droonid ning Putin kratsib pead, püüdes välja mõelda, kuidas takistada Ukrainal nii palju teada saamast Venemaa väidetavalt varjatud sõjaliste varade kohta. Ta ei saa palju teha, kuid see on Putini probleemidest kõige väiksem. Nii muljetavaldav kui Ukraina rünnak Dagestanis ka poleks, peitub selle kõige taga palju suurem probleem, millega Putin ei arvanud kunagi, et tal tuleb tegeleda. Venemaa ja Ukraina vaheline mereväe lahing võtab Venemaa vaatenurgast vaadates tumedama pöörde. Ja see tähendab, et Must meri ei ole ainus areen, mille pärast Venemaa peab muretsema. Kaspia meri on nüüd samuti mängus ja see on alles algus. Kõik muutub mereväe rindel ja see rünnak on vaid üks näide. Ja just sellist asjade pärast me teemegi sõjasaadet, et uurida, kuidas võim tegelikult toimib ja kuidas lahinguväljad võivad muutuda, kui esile kerkib uus tehnoloogia. Kui oled kanalil uus, vajuta telli, et sa jääks ühestki videost ilma. Venemaa pole mereväe rindel Ukraina vastu hästi hakkama saanud. Kui Putin alustas oma sissetungi, pidi Must meri olema Venemaa valduses. See oli lihtne eeldus. Kaardetud Musta mere laevastik pidi domineerima sellel veeteel, mille järgi laevastik oma nime sai. Eriti kuna Ukrainal pole tegelikult mereväge, mis võiks sellele vastu astuda. Muidugi, aastal 2026 teame, et seda pole juhtunud. 2024 aasta märtsiks oli umbes kolmandik Musta mere laevastikust Ukraina raketi- ja droonirünnakute tõttu rivist välja langenud. Täna on jõudude tasakaal Mustal merel täielikult muutunud. Venemaa laevastik on sisuliselt kasutuskõlbmatu, olles taandunud Sevastopoli peakorterist Novorossijskisse ning piirdudes peamiselt raketirünnakute sooritamisega. Must meri pole kindlasti turvaline, kuid see pole ka see sõjakäiku otsustav läbipääs ebaseaduslikult okupeeritud Krimmist Ukrainasse, nagu enamik arvas. Siiski, Putin suudaks Mustal merel mõjukaotusega toime tulla. See pole ideaalne, kuid Venemaa saab endiselt viia Ukrainasse palju vägesid ja varustust teiste kanalite kaudu. Ja kuigi Musta mere laevastik sai tugevalt kannatada, võis Putin end vähemalt lohutada usuga, et Ukraina ei ründa laevu väljaspool Musta merd. See veik on muutumas ja see on Putini jaoks suur probleem. Ukraina pole kindlasti Musta merd unustanud. Vaid mõned päevad enne droonide lendu Dagestani ründas Ukraina Novorossijskis 2 varilaevastiku tankerlaeva, et meenutada Putinile, kunagine võimas Musta mere laevastik ei oma Mustal merel enam mingit mõju. Aga Putini peamine probleem on see, et Ukraina on laiendanud oma mereväe kampaania ulatust nii palju, et see ei piirdu enam ühe veekoguga. Vene raketikorveti hävitamine Kastemerel on selle tõestuseks, kuid see pole sugugi ainus näide Ukraina arenevast mereväe strateegiast. Viimase 6 kuu jooksul on Ukraina tegutsenud kaugmaa rünnakutega, hävitades Vene sõjalaevu ja varilaevastiku tankereid. Juba detsembris tabas Ukraina esimest korda Vene tankerit Vahemerel, põhjustades kriitilisi kahjustusi Kendilile rünnakus, mis toimus üle 2000 kilomeetri kaugusel Ukrainast. Mõni kuu hiljem, märtsis, süüdistas Venemaa Ukraina droone vedelgaasi tankeri uputamises Vahemerel. Arctic Metagas sai tabamuse kuskil Liibüa ja Malta vahel ning liigub palju kuulujutte, et Ukraina on rajanud Liibüasse mitu baasi, mis võimaldavad tal takistada Putini katseid kasutada Vahemerd oma varilaevade turvaliseks liikumiseks. Ja 3. mail tabas Ukraina õhurünnak Primorski sadamas Leningradi oblastis veel üht Venemaa Karakuk-klassi raketilaeva, patrullkaatrit ning järjekordset varilaevastiku tankerit. See on Läänemere sadam, mis näitab, et Ukraina laiendab oma tegevust nii ida kui lääne suunas. Oleme harjunud rääkima sellest, kuidas Ukraina hävitab korduvalt laevu, kuid isegi meie ei oodanud, et hakkame neid teateid edastama peamiselt laevade kohta, mis asuvad väljaspool Musta merd. Ka Putin ei oodanud seda ning ta pole kindlasti veel leppinud tõsiasjaga, et Ukrainast on saanud kauglöögi suurjõud, mis suudab rünnata Vene laevu kõikjal kuni 2000 kilomeetri kaugusel ja mõnikord isegi kaugemalgi sõjalahinguväljast, mille tema ise alustas. Ükski Venemaa laev pole enam turvaline. Isegi kui Ukrainal pole droone, mis suudaksid laevu rünnata, rajab ta baase kaugetesse riikidesse, et vähendada vahemaad, mida tema droonid peavad läbima. Me näeme reaalajas Ukraina kaugmaa kampaania arengut, kuna riik, mis oli kunagi süvalöögi droonide rindel väike tegija, suudab nüüd Venemaaga sammu pidada. Võrdsus on juba saavutatud, nüüd võtab Ukraina juhtpositsiooni. Aga enne kui me sellesse sügavamalt sukeldume, sa ju ei arvanud, et Ukraina piirdus ainult raketikorveti hävitamisega Dagestanis. Muidugi oli Ukrainal veel palju varuks.
Ukraina kaugrünnakute tunnuseks ongi saanud see, et ühe öö jooksul tabatakse mitu sihtmärki. Ja Ukraina jagas oma tähelepanu Dagestani ning okupeeritud alade keskmaa vahel. Luhanski piirkonnas, mis on osa Donbassist ja mille Venemaa on Ukrainalt praktiliselt vallutanud, lendasid droonid. Ukraina piloodid tabasid täpselt Vene komandopunkti Sosnivkas, mis piirab Putini võimet suruda oma vägesid Luhanskist edasi sügavamale Donbassi. Rünnakud toimuvad siiski ka pärast selle komandopunkti hävitamist. Putinile ei lähe korda see kahuriliha, mille ta tapale saadab, kuid need rünnakud on koordineerimata ja kaootilised, muutes need Ukraina droonidest kubisevates tapatsoondes lihtsaks saagiks. Samuti Luhanskis hävitas Ukraina laskemoonalao Kalmakivkas ja laorajatise Smoljaninovas. Me ei tea, mida see rajatis sisaldas, kuid tõenäoliselt olid need varud, mis toetavad Venemaa logistikat ja rindetarneahelaid. Laskemoonaladu sisaldas tõenäoliselt suurtüki mürske, mida Venemaa kasutab Ukraina positsioonide pommitamiseks oma rünnakute käigus. Nii et suurepärased uudised Putini käsilastele Luhanski rindel. Juhtimispunktid hävitatakse ja nüüd pole neil laskemoona ega varusid, mida nad vajaksid, et Ukraina vastatule avada. Me arvame, et neil polegi muud üle jäänud, kui joosta otse tapatsooni. Kõik teavad, kuidas see lõpeb. Et lõpetada oma laastava rünnakute seeria Donbassis, võttis Ukraina sihikule ka Donetski. Jasna asula lähedal hävitasid Ukraina keskmaa droonid Vene droonioperaatorite kasutatud juhtimispunkti. Irooniline, kas pole? Droonide juhtimispunkti hävitamine just selle relvatüübiga, mida selles punktis olevad inimesed ise juhivad, on selline kättemaksulöök, mida kogu Ukraina toetab. Ja igaks juhuks viis Ukraina läbi ka löögi Vene sõjaväelaste koondumise vastu taassava piirkonnas Donetskis ning samuti Zaporižžja oblastis. Vähemalt Luhanskile on jäänud mõned sõdurid rünnakuteks. Mujal Donbassis kõrvaldatakse sõdurid juba enne, kui nad jõuavad rindele lähedalegi. Putini tagala saab valusalt pihta. Tema raketikorvet sai tabamuse ja okupeeritud alad on Ukraina droonidest augulised. Ja see kõik tähistab uut lähenemist kaugmaa rünnakutele, mille Ukraina võttis kasutusele 2026 aastal ja mis on olnud Venemaa jaoks laastav. Ukraina kaugmaa rünnakud ei ole midagi uut. Ta on aastaid saatnud droone ja rakette Venemaale ning okupeeritud aladele. Selliste kohtadeni nagu Dagestan ja Vahemeri jõudmine on üks uutest aspektidest, mille Ukraina on mängu lisanud. Ja seda võimendab veelgi see tohutu maht, mida kuni 2026 aastani näis suutvad pakkuda vaid Venemaa. Ukraina on laienenud mitmel rindel. Selle kaugmaa relvastik on nüüd suurem ja vähem sõltuv lääne tehnoloogias kui kunagi varem. Ärge saage meist valesti aru, Ukraina saab endiselt selliseid relvi nagu Storm Shadow ja Attackams ning kasutab neid rõõmuga iga kord, kui võimalus avaneb. Kuid uus põlvkond keskmaa droone muudab võimalikuks rünnakud, nagu nägime Donbassis. Õhustatud droonide ja rakettide tootmine tähendab, et Ukraina saab nüüd oma tegevusulatust laiendada, eriti mereväe kampaanias piirkondadesse, mis olid varem arvatust palju kaugemal. David Krichenko Forbesist ütleb, et Ukraina kasvavad võimed võivad määratleda sõja järgmise faasi, mida sügavamale 2026. aastasse liigume, ja tema väitega on raske vaielda. Ta toob välja, et Ukraina Flamingo drooniraketi hübriid oli juba märtsiks tabanud täpselt palju sihtmärke kuni 1400 kilomeetri kaugusel ning sellest ajast alates on see ainult kaugemale jõudnud. Kui varem tehti kaugmaa rünnakuid väikeste droonidega, millel puudus tulejõud, siis nüüd tehakse sügavaid rünnakuid palju suuremate droonidega, mis toimetavad sihtmärkidele 100 kilogramme lõhkeainet. Dagestanis asuv Vene sõjalaev sai sellest just valusal moel teada. Ja Ukraina oma kaugmaa strateegia tõhustamine näitab meile, et riik peab täppislööke vaenlase tagalas ja sügaval tagalas sõja otsustavaks aspektiks. Seetõttu näemegi sellist järjepidevat kampaaniat, mille tulemusena Ukraina suudab hävitada sõjalaeva Dagestanis ja samal ajal rünnata sihtmärke ka oma okupeeritud aladel. Kui Venemaad piisavalt tihti ja tugevalt tabada, hakkavad mõrad välja paistma. Sõjalised ja psühholoogilised tulemused on juba märgatavad. Viimase puhul oli Putin nii hirmul Ukraina droonide ja nende potentsiaali ees, et ta kärpis 9. mai võiduparaadi Venemaal nii, et Moskva Punase väljaku paraadil ei olnud ühtegi sõjatehnikat. Putin palus ka vaherahu, mis iseenesest oli tunnustus Ukraina võimele rünnata peaaegu kõiki sihtmärke Venemaa sees ja paljusid sihtmärke väljaspool kodumaad, kui nad seda soovivad. Viimasel hetkel andis Ukraina president Volodymyr Zelenski Putinile viimase solvanguna teada, et Ukraina lubab tal oma väikese kärbitud paraadi läbi viia. Veel üks alandus, mida lisada Venemaa nõrgeneva juhi häbipostile. Numbrid räägivad nüüd iseenda eest, kui jutt käib kaugmaa droonidest. Alates 2024 aasta augustist on Ukraina läinud olukorrast, kus ta jäi kaugmaa drooni rünnakutes Venemaast tugevalt maha, olukorda, kus ta on oma vaenlasest mööda läinud. Selles augustis lasi Ukraina sõjaliste sihtmärkide pihta välja 1000 drooni. 2025 aasta juuliks oli see number tõusnud 3000 nii, mis on 3 korda rohkem kui peaaegu aasta varem tehtud rünnakud, kuid see pole siiski võrreldav Venemaa korraldatud droonirünnakute arvuga.
Siis jõuame 2026 aasta märtsini ja lugu muutub. Ukraina tõuseb juhtpositsioonile. Venemaa teatas, et märtsis tulistati alla 7347 drooni, samal ajal kui Ukraina sõnul ründas neid samal perioodil 6462 Vene drooni. See on tõeline pööre ja see on hüüumärk väitele, et Ukraina kaugmaarünnakute kampaania on suurem, parem ja tugevam kui kunagi varem. Nüüd lendavad Ukraina droonid Dagestanist Donetskini. Ja mitte ainult ei lenda need droonid, vaid nad tabavad ka oma sihtmärke. Putin on hirmul selle tähenduse ees. 9. mai võiduparaad on selle tõestuseks. Ja võib isegi öelda, et Ukraina raketikorveti hävitamine Dagestanis oli lihtsalt tema viis anda Venemaa juhile teada, et nad oleksid võinud selle paraadi ajal igal hetkel Moskvat tabada. Kas Putin tahtis oma relvarahu? Hästi, ta võib kaotada sõjalaeva ja tegeleda sellega, et okupeeritud piirkonda pommitatakse selle asemel. Ukraina on ehitanud endale parima julgeoleku garantii, mis tal kunagi olla sai. See tegi just midagi pöörast Dagestanis ja kui veel üks tema sõjalaev põles, jäi Putin leinama tõsiasja, et Ukraina suudab nüüd tabada kõike ja kõikjal, mis võib olla Venemaa jaoks oluline. Ukrainalt ei tule mingit kaastunnet, tuleb vaid rohkem droone, kuni Putin lõpuks aru saab. Ja tänu oma arenenud süvalöögistrateegiale sunnib Ukraina Putinit isegi kaotama kontrolli ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare üle. Veel üks rünnakulaine, mis hävitas kõik, alates radaripositsioonidest kuni Iskanderi raketibaasideni, muudab Krimmi lahinguvälja. Krimmi vabastamiseks pole isegi maismaa sissetungi vaja ning miks see nii on, saad teada meie videot vaadates. Kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show'd, et näha rohkem meie kajastusi sellest, kuidas Ukraina jätkab Venemaa tagala ründamist. Aitäh vaatamast!